Õpetajate professionaalses arengus on üheks kõige olulisemaks märksõnaks tagasiside. Kuidas aga teha nii, et see tagasiside oleks võimalikult efektiivne, personaalne ning käiks just nende tegevuste kohta, mis õpetaja töös on kõige olulisemad? Just seda mina oma doktoritöös uurisingi. Esimese sammuna töötasime oma töörühmaga välja need professionaalsed tegevused, mida õpetajad oma töös kõige sagedamini läbi viivad. Töö tulemusena valmis hindamismaatriks, mis sisaldas 12 professionaalset tegevust, nagu näiteks tunni planeerimine ja läbiviimine, aga ka koostöö kolleegidega või enda õpetamise analüüs ning 5 taset iga tegevuse kohta. Tundub päris suur ja hirmutav, kas pole? Palju inimlikum näeb see hindamismaatriks välja siis, kui see sisestada e-portfooliosse. Ja see on just see, mida me ka tegime, kasutades elektroonset hindamisportfooliot e-PAS. Nüüd oli võimalus üliõpilaste juhendajatel või tegevõpetajate kolleegidel anda tagasisidet elektroonselt, märkides ära iga konkreetse tegevuse juurde selle tegevuse taseme ning lisades ka omapoolsed soovitused mingi tegevuse paremaks läbiviimiseks. E-portfooliosse rakendasime 2 õpianalüütika moodulit, millest esimene oli kohese tagasiside moodul. Kohese tagasiside moodulis nägi kasutaja arvuti koostatud automaatset tagasisidet vastavalt hindaja märgitud tasemele. Lisaks olid selles moodulis esitatud ka hindaja kirjalikud soovitused selle tegevuse parendamiseks. Õpianalüütika teine rakendus seisnes visualiseerimise moodulis, mis pakkus kasutajale e-portfooliosse kogutud andmete kohta informatiivset graafilist esitust. Siin oli kasutajatel võimalus valida erinevat tüüpi visuaalide vahel, kellele meeldis oma arengut erinevate tegevuste lõikes vaadelda joondiagrammilt, kellele tulpdiagrammilt või hoopis tabelist. Mida õpetaja koolituse üliõpilased ja tegevõpetajad sellisest e-portfooliost ja õpianalüütika rakendustest arvasid? E-portfoolio neile meeldis. Nad ütlesid, et see andis neile hea ülevaate nende erinevate hindamiskriteeriumite kohta. Õpianalüütika rakenduste osas olid nad veidikene kriitilisemad, tuues välja, et kas see tagasiside, mis nad selle kaudu saavad, on ikkagi piisavalt personaalne ning toetab neid nende professionaalses arengus. Oma doktoritööd läbi viies sain ma teadmise selle kohta, mis aspekte panna tähele õpetajate professionaalse arengu toetamisel ning mida pidada silmas uue tehnoloogia rakendamisel.